Martin Helme, kas on ühendus olemas? Nii, proovime uuesti. Ma paluksin 3 minutit lisaaega. 5 + 3 minutit. Palun. Ja mina tagasi teilt ei kuule, aga ma kuulsin, et teised kõik kuulsid mind. Kuuleme. Euroopa Liit toimib ainult ühesuunalises liikumise vormis. Kogu aeg ja üha kiirenevalt liigub võim liikmesriikidelt keskusele. Ka täna kuulsime korduvalt, kuidas komisjon teeb seda, tahab toda, on algatanud uue poliitika uues valdkonnas. Kõige selle juures justkui ei olegi enam vaja küsida, kas see on ka päriselt komisjoni pädevus, kas selleks on olemas aluslepingute volitus, kas selleks on olemas liikmesriikide soov, vajadus või nõusolek. Selle tõttu on vaja selgelt ja valjult kõigile meelde tuletada. Euroopa Komisjon teenib liikmesriike ja liikmesriikide huve. Komisjon eksisteerib liikmesriikide meele heaks, mitte vastupidi. Praktikas näeme paraku, et just nimelt on vastupidi. Praktikas näeme, kuidas komisjon tegeleb jultunud võimu kaaperdamisega neiski viimastes valdkondades, mis siiani on olnud liikmesriikide ainupädevus. Me näeme seda immigratsiooni ja asüüli küsimustes, me näeme seda tervishoiu ja sotsiaalküsimustes, me näeme seda ka näiteks haridusküsimustes, aga ka tõepoolest näiteks maksuküsimustes. Seda tehakse lepinguid jultunult väänates ja pööraselt tõlgendades. Seda tehakse liikmesriikide suveräänsust jõhkralt tasalülitades. Õigusriigist räägitakse palju, kasutades seda osade iseseisvumismeelsete liikmesriikide šantažeerimiseks, kuid kõige suurem õigusriigi printsiipide rikkumine toimub hoopis Euroopa Liidu enda institutsioonide poolt. Parimateks näideteks siin on immigrantide vägisi pealesurumine liikmesriikidele, Brexiti Põhja-Iirimaa protokolli ühepoolne peatamine, jõupositsioonilt tehtud suvaotsused ravimite või isikukaitsevahendite ekspordi takistamiseks, Euroopa Keskpanga massiline liikmesriikide rahastamine läbi võlaostuprogrammide, Kataloonia teemal raske rusikaga ühe riigi siseasjadesse sekkumine või ülemkogu otsuste eiramine taasterahastu küsimuses komisjoni poolt. Kogu oma ennast upitava ja eneseimetlusest läbi imbunud võltsi retoorika juures on Euroopa Liit kõike muud kui õigusriigi põhimõtteid järgiv nähtus. Euroopa Liit tegutseb varjamatult põhimõttel eesmärk pühitseb abinõu. Ja see eesmärk on kogu võimu täielik koondamine keskusele. Ning selle võimuga omakorda viiakse ellu väga kitsast ja väga äärmuslikku vasakliberaalset ideoloogilist poliitikat. See poliitika on kuulutatud ainuõigeks ja vastuvaidlemist mitte sallivaks. Selle poliitika vastaseid ei peeta mitte lihtsalt konkureerivate vaadete esindajateks, vaid need vaated on kuulutatud hereesiaks ja neid surutakse aktiivselt maha. Selline poliitika on olemuslikult antidemokraatlik ja meenutab meile seda tsentraliseeritud totalitaarset liitu, kust mitmed tänased Euroliidu liikmesriigid inimpõlve eest põgenesid. Euroopalikud väärtused on väljendina kaaperdatud ning pea peale pööratud. Nüüd tähistab see sõnapaar kohustuslikku massiimmigratsiooni, kohustuslikku vasakradikaalset vaenulikkust traditsioonilise perekonna vastu, kohustuslikku Euroopa põlisrahvaste enesealandamist rahvuslikul ja rassilisel alusel. Tänane Euroopa Liit ja tema juhid on valinud väga ohtliku tee. Kui liikmesriikidel ei lasta korraldada oma elu nii, nagu valijad nendes riikides oma poliitikuid suunavad, siis jõuavad riigid üsna pea valiku ette. Kas lahkuda sellest liidust, nagu britid tegid, või leppida, et väikese rahakese eest, ilusate loosungite eest on neilt ära võetud mitte ainult nende demokraatia ja vabadused, vaid ka nende rahvusliku kultuuri põhialused. Kui riigid nagu näiteks Ungari või Poola või ükskõik kes veel on sunnitud oma rahvusliku iseolemise nimel liidust lahkuma, siis tuleb igal juhul ka Eestis endalt küsida, kas lahkuda või jääda. Valik ei ole mitte selle vahel, kas olla ori Brüsselile või Moskvale. Valik on selle vahel, kas olla ori kellelegi teisele või peremees omal maal. Ja meie erakond seisab Eesti rahva peremehe õiguse eest. Tänan. Aitäh!